Kinnisvaraminutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo. Tere kõigile kinnisvarasõpradele. Suvi on ootamatult läbi saanud ja meie oleme tagasi tulnud koos Rainer Olgoga siia suve lõppu ja alustame uut hooaega ja palju vingemalt kui kunagi varem, sest varem sai ainult meie ilusaid hääli kuulda, vaid nüüd veel ilusamaid nägusid saab ka näha. Tere, Rainer Olgo. Tere, Ahto. Rainer Olgo on kinnisvara spetsialist, kes vastab minu igasugustele küsimustele. Kas need küsimused on natukene rumalad või ei ole, seda otsustab vastaja, aga humoorikalt ma arvan, neid kinnisvaraminuteid ju teeme ja iga saade me tahame ikkagi natukene anda nõu ka enda vaatajatele, kuulajatele. Eks ole ju nii, Rainer? Tuli veel süke mõte, et inimesed ise võib-olla, sina mõtled, et humoorikad küsimused ja võib-olla lihtsalt tavaline inimene julge küsida tähtsate spetsialistide käest selliseid, endale tundub liiga lihtsaid küsimusi ja siis Ahto küsib teie eest ära nad. Ja ma küsin nagu lihtsalt mehed küsivad. Just. Ma ei küsi keeruliselt. Ja proovin vastata niimoodi, nagu mõistlik inimene aru saab, mitte ja jube keerulist juttu, et ise targem paist. Ja. Just. Ja kes ei tea, siis iga esmaspäev meie uus episood ilmub Tartu Teataja lehel, lehtedel, meediakanalitel ja loomulikult ka XL raadios, kus me oleme juba mõni hea tore aasta teinud. Iga saade meil on ka pealkirjad või siis teemad. Teema vist on õige. Ja mis parem teema võiks olla siin suve lõpuks kui see, et igasuguseid huvitavaid suveüritusi ja asju on olnud ja nii mõnedki mehed on ennast põlgadest tõmmanud. Nii et peab kodu maha müüma. Et peab kodu maha müüma, et tuleb mõni teravam audiitor või kuidas neid näida võib, kes su kinnisvara kallale võib tulla, et kui sa oled sükse, mis laen see on? No on läinud halvasti. SMS-laen. No jah, et on olnud vajadusi võib-olla ja nüüd on vaja tagasi maksta ja pole raha ja siis kodu võib minna haamri alla. Aga kuidas kas kõigepealt siis tuleb kiri kohtutäiturilt, et panime tähele, et teil on ka kinnisvara? Hakkame seda müüma või kuidas see käib? Seal tuleb terve rida kirju enne, et osadel inimestel vaata natuke hirm ka ja võib-olla ei võta neid kirju vastu ja satubki nagu selle asemel, et probleemi lahendada. Selle asemel satub pea mulla all. No jah, et inimesel hirmuga ikka võib ju niimoodi minna ja tegelikult on vahel väga lihtsad lahendused, mida pakuvad kinnisvaramaaklerid või võlanõustajad või... Kuidas siis maakler appi? Rainer, palun. No võtame kõigepealt sellise, ütleme, palju inimesi ikkagi elab veel linnas. Või elab linnas ka, kes elavad näiteks, neil on oma kodu, oma maja, kus nad elavad võib-olla natukene linnadest väljas. Ja see on, kodu ei taha ära müüa. Siin aitab selline meetod, mida väga paljud on ka kasutanud, et kodu jändad alles, aga osa maad müüd ära. Nii. Et paneme selle meetodile pealkirja lahku mõõtmine. Ehk siis, kas ma saan õigesti aru, et näiteks et sa ei taha nagu talu maha müüa, aga selle kartulipõllu annaks nüüd ära selle SMS-laenu vastu. No kuidagi nii, aga siis sul jääb vähemasti maja alles ja täna ikkagi, Kes selle põllu, kes seal siis kartulit hakkab kasvatama? See müüakse maha siis? No seal tuleb ikka natukene teha. Kas sa ise müüd või müüb kohtutäitur? Parem on ikkagi natukene võtta aega ja ütleme, et tasuks, kui sa juba tead, et sul võlad on, siis tasub ikkagi ise olla tark ja lahku mõõta ja ise müüa. Ei, ma mõtlegi, et kuidas kuidas sa ise, mida ei oska lahku mõõta. Just. Siis ongi maaklerit vaja. No siis spetsialist tuleb ja aitab. Oota, kuidas maakler teeb ennast tähtsaks? Hea mokker ikkagi ja ma ütlen, sa võib-olla päästab ära. Aitab inimesi. Nii, väga hea. Ma naljata. Usun. Ja, et inimene võib ka ise kõik need põllu ja metsa lahku mõõta, vähemalt kodu jääb alles. Ei, aga ikka mõõtja peab ikka päris mõõtja olema. Ma võin seal mõõta nii palju, kui ma tahan ise ju. Seal ikka protseduuri natuke on, et lahku mõõta ja siis sealt ära müüa, aga võimalik on ka sõlmida mingisugused kokkulepped, et see mõõtmine võtab seal mõningase aja
sõlmida ette need kokkulepped, eks ju, et noh, et ostate pärast ära, aita võlad ära maksta ja siis on igasuguseid, seal on võib-olla natukene niisugused keerulised protseduurid, aga midagi hullu ka ei ole. Okei, aga kartulit ostad siis pärast Selverist. No sealt maalt ei saa. Jääb aega üle, saad teha muid asju. Aga kuidas see siis, ütleme, no nii, tuleb kohtutäituri kiri. Nii, mis sa tegema pead? Ikka kõigepealt vasta ju ikka, ära väldi. Ja suhtlemine on kõige alus, aga ütleme, ma ei tea, kuhu see jõudnud olen, tegelikult tasub juba oma laenudega tegeleda enne, kui see kohtutäiturile jõuab. No aga kui ei ole jõudnud või ei ole julgust olnud? Ma olengi näinud päriselt olukordi, kus pole julgust olnud ja siis, et homme võetakse käest ära, et siis tasuks tegeleda varakult, see on ka üks asi, aga kunagi pole liiga hilja. Aga see on üks võimalus, aga ma ei tea, kas me jõuame mõne võimaluse veel ära rääkida või meil juba saab otsas ühe võimaluse peale. Ei, no räägime ikka lõpuni selle ühe võimalusega ära. Ma mõtlen, et aga mis see maakler siis teeb? Kas maakler hakkab ise kohtutäituriga suhtlema ka sinu eest? Maakler võib hakata suhtlema, kui sa ise ei taha ja maakler on projektijuht, et kui kutseline maakler peab oskama erinevad projektijuht, see on ka mõnes mõttes projekt. See on väga, väga tähtis. See on probleem. See on probleem. Ja need teenivad ju hästi, kes probleeme lahendavad. Sa võiks niimoodi vaadata, et kui mina lahendan sinul, võtame nüüd probleeme, suured numbrid, et kui suur on suur number autokaldaja? Sinu jaoks on 1000 eurot suur number. No nii, ja kui sa sellest 1000 eurose probleemi ma sul ära lahendan ja sealt 100 endale võtta, on sul kahju? Kui sa ära lahendad? Ja kui ma ise seda lahendada ei oska, siis ei ole kahju. Aga kui ma ise oskaks ka, siis mul oleks kahju. Oleks võid seda ise teha. Aga kui mina olen näituseks hea probleemi lahendaja, sa tahad, et ma lahendan ka kõigi teiste inimeste probleeme, siis pean ikkagi kõhu täis sööma minu lapsed. Hea tujuga ei ole ju halva tujuga, sa ei saa probleemi lahendada. Tühi kott ei seisa ju püsti. Ja. Väga hästi. Kas me saime, me võime igast teenevast võla lahendamise juhtumist ühe saate teha. Ja on mõni hea ehtne näide ka sulle. Näiteks keegi on pöördunud täpselt sama asjaga. Ikka, jah. Nii. Ja palju see lahendite, ütleme, positiivne protsent on? Ega kõik lahendid on ju lõpuks ju positiivsed või mis sa mõtled? Põllus võtavad 100%. Aga kas kõikide inimeste nagu nii-öelda kõik inimesed, keda ma olen näidanud, elavad kodus. See sobib? Ei, see sobib ka, aga ma mõtlen, et kui ütleme, toimibki nii, nagu viimati nüüd rääkisime, et lahkumõõtmine, et kartulipõld läheb nüüd ära. Nii. Kohtutäitur tahab ju tegelikult võimalikult ruttu seda raha kätte saada ju, seda põlgu. See tähendab, et ta ei lähe ikka päris siukse turuhinnaga ju päris ei lähe. Kohtutäituritega annab ka tihtilugu läbi rääkida. Aga ikkagi põhimõtteliselt ikkagi kiirmüügihind. Kõik seal sõltub, eks ju, et kas on mingil küsimus on kes pöördus kohtutäituri poole. Ega siis läbirääkimised on siin elus kõige alus, et kui sa oled kättesaadav ja räägid, mina olen näinud mitu korda, isegi mitmeid kordi, et hirm teeb, inimene nii kardab, et ta ei suhtle, nii sellest mittesuhtlemisest läheb probleemid suureks. Ja, plus kohtutäituri tasud. Tasud ka, jah. Tasud ka, jah. Aga ei maksa nagu keskenduda nüüd, et hirmus palju peab maaklerile või kohtutäiturile maksma. Need maksab keskenduda sellele, et asjad tuleb ära lahendada, et pärast ei oleks veel suuremad kulud, et kodu jääks alles. Ja. Mis statistika, ma ei tea, kas oled õige mees vastama, statistiliselt, ütleme, selliseks müügiks minevad objektid, kas nende siis omanikud on sellised, kas noored, vanemad, keskealised? Mida kõige rohkem on? Võlgadega tegelemine ei ole meie põhileib, ma mõtlen mingi taoline, ikka pigem noorte teema ju. Ei, ega sa ju ei tea ju, kes seal, ma arvan, et kohtutäituritel on mingi statistika, ka ega siis me tegeleme erinevate klientidega ja ega siis, kui võtta niimoodi üldiselt, ega kuidas sa siis teed statistika, kes miks müüs, kes miks mõõtis lahku, ma võin ju, ütleme ka metsandusega näiteks tegelevad inimesed, ostavad talusid koos metsa ja põldudega ja siis müüvad talud pärast eraldi ära. Et kas siis see ei ole ju see põhjus.
Nii et sellist statistikat minu käes ei ole, et okei. Aga jaa, tegelikult selles mõttes on täitsa uus asi minu jaoks, et mina ei tulnud selle peale, et kui näiteks kohtutäitur tuleb, räägib mingit võlajuttu mulle ja tahab minu kinnisvara kallale minna, et siis maakler tuleb appi. See on tore teada. Aitäh! No. Võtame järgmise teema või? No ma ei tea, kas me jõuame üldse veel rääkida. Jõuame. Et mis veel teha, kui võlgu oled? Jah. Et mis veel on juhtunud? Jah. Kõige hullemal juhul on ikkagi võimalik müüa, aga siis on selline võimalus, et müüd ära. Nii. Aga müüd odavamalt. Jääd ise sinna elama. Et näiteks selline... Kas nagu üürnik siis on? Nagu üürnik või siis on selline... Seal on jällegi nagu sellised turvariskid nii-öelda, et pärast ikka visatakse välja, eks ju. Et siis selle vastu aitab isiklik kasutusõigus, pannakse kirja, et sa võid seal elada. Eks sa pead vaatama, kellele müüd ja kõik see lugu. Mina kusjuures mäletan minu esimene objekt, mille ma ostsin, kus ma ise elasin päris pikalt, oli ka nagu võlakatteks nagu müüdud. Ehk siis oli notar. Notaris osa läks kohtutäiturile, osa läks müüjale ja siis osa läks veel pangale. Igaüks sai. Ja igaüks sai midagi. Ja inimene, kes müüs maha, ostis endale ägeda Opeli. Tolle aega. Sul on kas te neid kolis sinna Opelisse elama? Koli teoor. Ei, temaga veel oli see nali, et ta kolis sinna, kus mina varem üürisin. Ehk siis ta hakkas seal üürnikuks. Opel oli ja leidis ja Opel jäi maja ette. Ma tahtsin öelda, et kasutage maakrit, et kaitsta teid igasuguste kaldtahtade ees. Jah. Ei, ma ei teadnud üldse, et tegemist, sellest, et tegemist on võlakatteks müügiga, ma sain teada alles notaris. Mina teadsin, et aus kaup on. Ta oligi aus nagu, korter oli täitsa aus. Ei, aga kaup ongi aus. Sina müüsid selle kunagi edasi veel. Ahah. Jah. Et näed siis. Ei suures plaanis on jah see, mis ma tahtsin öelda, et on võimalik on alati ka kolida mujal, eks ole, et üürida midagi ja müüa ära, et saada võlgadest lahti. Sest et ka see, mida paljud inimesed võib-olla ei tea, mida mina olen tähele pannud. Näiteks, kui sa oledki sattunud sinna, et kohtutäitur nüüd müüb sinu varandust, siis mõtled, oi, ma jään kõigest ilma, et tegelikult ei jää, et tegelikult on niimoodi, et näiteks oletame, et sul on 100 000 eurone korter, nii on võlad on 50 000, siis 50 000 saad endale. Aga kohtutäitur annab ikka tagasi sulle. Ei, enda osa sa saad ikka endale ja see ei ole niimoodi, et täitur tõtab kõik ära. Aga kui inimesed ei tea seda, näiteks lapsed on võtnud laenu, see on kõige tavalisem. Et lapsed võtsid laenu ja panid vanemate asja panti. Ei suutnud tagasi maksta. Nii siis see vanem on igavesti hädas. Tõstetakse välja. No just. Aga seda tihtilugu ei teata, et ülejäänud raha saab enda. Okei. Ja seda nad kardavad ja selle eest nad panevadki pea mulle alla. Põgenevad eest ära. Kohtutäituri. Põgenetakse täituri eest veel Hispaale ja otsisime ühte meest taga Hispaanias. Kas saite kätte? Ja, kuidas te otsisite? Ütlesime, et tegelikult palun, et tule siia. Palun, tule tagasi. Ka ma Hispaaniasse tagasi. Ja, hästi. Lugu oli. Kas kohtutäituritel on ka mingi oma portaal, kus nad müüvad neid objekte? Oksjonikeskus. Selge. Nii, 3 asja, mida me õppisime täna. Võtame ikka nagu eelmistel hooaegadel, võtame saate kokku 3 hea pointiga. Point number 1, kui kohtutäitur tuleb, hakka suhtlema temaga. Nii. Point number 2, otsi maakler. Kutseline. Kas mõnda head näidet? Tartust. Rainer Olgu. Nii. Ja 3. Meil nüüd mitu nippi, aga ütleme niimoodi, et see näpunäide on, et ma tegelikult peaksime algul lahkuma õppusest. Jah, et sa ei pea Et sa ei pea kodust ilma jääma. Päris ilma jääma, jah. Kas korterit annab ka lahkuma võtta? Sa annad näiteks vannitoa ära. Korteriga on kehvem. Kehvem variant. Või keldri osa. See oli teine asi, mis me rääkisime, on see, et sa võid ära müüa, aga sinna ise elama jääda. Õigus. See on 4. asi. Õigus. Ja veel on neid, aga meil ei mahu saatus. Ei mahu. Küsige. Kus seda infot küsida saab? Ma arvan, kas meil saatel on mingi variant, et inimesi saad. Teeme niimoodi, et see hooaeg küsige, saatke saatesse küsimus. Saatke saatesse küsimus, just. Sinna, kus te seda saadet näete või kuulete, sinna alla kirjutage. All jooksad. Jah. Võtke ühendust. Jah, teeme nii. olgo@olgo.ee. Tegelikult ei ole. olgo.ee. Lihtsalt olgo.ee.
las olla. Kes tahab, see leiab. Aga järgmisel nädalal järgmine teema. Aitäh kuulamast, vaatamast ja head kinnisvara portaalides surfamist. Kinnisvara minutid. Stuudios Ahto Kalda ja Rainer Olgo.